700 on Ida-Ukrainas Krasnogorovkas, mis on Ukraina relvajõudude kontrolli all olev asula rindejoone ääres. Vähem kui kilomeetri kaugusel asuvad Vene võitlejad, kelle snaiprid, miinipildujad ja muu raskerelvastus on suunatud meie poole. Kuigi päeval sõjategevus raugeb, soovitavad kohalikud olla väga ettevaatlikud. Peatusime Krasnogorovka tehnikumi ühiselamute juures, mis on justkui kaitsev müür rindejoone kõrval. Varem elas siin sadu noori, kuid tänaseks on alles vaid 12 elanikku. Majad on saanud tõsiseid tabamusi ning uute purustuste vältimiseks on toodud kohale suurem kogus liivakotte. Me ööbime seal ühiseluma esimesel korrusel ja need aukudega aknad seal on meie toaaknad. Kohe, kui me siia saabusime, siis tegi maja juhataja meile instruktaaži, et kui kuuleme pikka koolikella, siis peame jooksma pommivarjandisse. Pommivarjand ise asub nende liivakottide taga allkeldris. Siin varjendis on üsna sellised asketlikud tingimused. Ega siin palju ei ole, vähemalt on elekter, see on suur boonus. Siin on mõned madratsid, kus peal saab siis lihtsalt tõenäoliselt istuda. Ja kui siin mõni aeg tagasi oli suur pommitamine, siis siin kogunes kogu ümberkaudsed elanike punt kokku ja siin nad olid siis. Krasnogorovka külas ringi liikudes ei leia ühtegi sõjast puutumata maja. Praktiliselt igas seinas on kuuliauke, raketitabamuse purustusi ja lõhkenud miinide kilde. Ma seisan praegu raketitabamuse kraatris. Kraattüüp rakette lendab seal linni iga päev, kuid ühel päeval lendas siia rakett, mis tekitas märksa suurema purustuse. Kohalikud arvavad, et võidi testida mingisuguseid uusi relvi või rakette. Näitasime raketitabamusest tekitatud purustuste videot ka kindral Ants Laaneotsale, kes on kursis rasketehnikaga, mida Ukraina sõjas kasutatakse. Seal võis olla kas uragan-tüüpi reaktiivraketisüsteem, mis on maavägedes kasutusel, ja veel võimsam Smerch-tüüpi raketisüsteem. Ilmselt see viimane oligi, kui ta niisuguse suur augu maasse tegi, siis pidi see viimane olema. See on, ütleme, selle BM-Grad reaktiivsüsteemi edasiarendamine, hoopis suuremate rakettide kasutamine, mis tagavad ka suurema laskekauguse. Ehkki see Minski leppega tegelikult on keelatud. Aga see, et venelased ja separatistid pidevalt rikuvad Minski leppe piiranguid, see on ka üldteada tegelikult. Ööbimeduse saabudes ei pidanud kaua ootama, kui kostma hakkasid kuulipildujate valangud ning kogu linna koerad hakkasid närviliselt haukuma. Hakkasime järsku kuulma läbi hotelli, mitte hotelli ühiselamu aknast laske. Ja ei ole tavalised automaadil asud, vaid on raske kuulipilduja lasud. Seda rääkis meile kohalik majahoidja. Praegu just lasevad. Alguses tuleb Donetski poole pealt ja siis siit Krasnogorovka poole pealt lastakse jälle vastu. Ja nüüd tuli talle väga kõvad valangud seal suunas täpselt praegu tulevad. Me käisime päeval seal just vaatamas, et see oli siit umbes minut autoga sõita, et see oli üli lähedal ja täpselt sealt need lasud praegu tulevad. Majavalvur Albert käskis meile praegu tuppa kiirt tagasi tulla. Eks näis, kas on veel tulistamist või ei ole. Praegu on tulevahetus igal juhul vaibunud, kuul enam ei vahetata, et me ei teagi. Ma arvan, et lähme magama ära ja vaatame, mis öö toob, et hommik on õhtut targem. Tulime tagasi siia samasse katusele, kus me eile öösel käisime vaatamas tulevahetust. Ronisime siit väiksest august üles katusele. Siin peab liikuma kükitades, sellepärast, et nii pidi olema ohutama. Vaenlase positsioonid on seal on ühed mäed, kus on tulepesad ja sealpool samamoodi on tankipesad. Ukrainlaste positsioonid on siit umbes 500 meetrit ja seal nad siis on kaevikud kaevanud ja siis peavad iga õhtust tulevahetust. Öösel katusel vedetud aeg näitas meile selgelt, et tegu on endise sõjatsooniga. Päeval on siin küll rahulik, aga öösel viisevad kuulid ja lendavad miinid. Olukord on endiselt väga kriitiline, kuid kohalikud võtavad seda oma igapäevaelu osana ja näevad asja positiivsetes toonides. Robert Lang, Lauri Levo, Ukraina.